tänases saates tutvume Isla Blanca surfilaguuniga, võrdleme Tulumi ja Cancuni randu, veedame aega Playa del Carmenis. Nüüd aga lohe uudised. Praegu me oleme Yucatani poolsaarel ja minu arvates ühes parimas lohe surfi kohas. See koht asub Cancunist põhja pool ja uskuge või mitte, aga siia pääseda on päris keeruline, sellepärast et teatud hetkel lihtsalt sõidutee lõpeb otsa ja edasi läheb küllaltki halb kruusatee mööda peenikest liivariba. Sealpool on Kariibi meri ja siinpool on meeletult suur laguun, mis on väga hea lohesurfi koht just nendele, kellele meeldib põlvini madal vesi, kus pole laineid. Ja see on väga hea koht küll edasi jõudnutele, kuid eriti hea koht just nimelt algajatele lohesurfaritele. Küll aga näiteks mina nägin täna siin laguunis selliseid krabisid, nägin paari raid ujumas ja räägitakse ka, et siin kuskil laguunis liiguvad ringi krokodillid. Kas teid see pidurdaks minna sõitmas siis sellisel juhul siia laguunile? Mind mitte. Cancun kui Mehhiko kõige idapoolsem linn on stardiplatsiks Yucatani poolsaarega tutvust teha soovivate turistide jaoks. Kui veel enne 1970. aastat oli siin väga hõre asustus, siis nüüd on siin 600 000 elanikuga linnas vaatepilt hoopis teistsugune. Põhiline aktiivne elu käibki tegelikult hotellitsoonis, kus on ridamisi suuri kaubanduskeskusi, baare, restorane ja ööklubisid. Nii et kõlab mugavale linnaturismi harrastajale kui igati sobiv paik. Police and helicopter, I search them, I search. Police in helicopter, undercover copper, alert them, alert. Police in helicopter, police and helicopter, I search them, I search. To burn up the herb. Kas võiks olla veel midagi ilusamat sellest türkiis-sinisest Kariibi merest siin minu vasakul käel? Minu selja taga on siis Yucatani poolsaare kõige kuulsam linn ja kõige kuulsam piirkond. See on Cancuni linn koos oma kurikuulsa hotellitsooniga.
siin on ridamisi väga palju küllaltki luksuslikke ja kalleid hotelle, kus käivad siis puhkamas inimesed erinevatest maailma piirkondadest, kes võivad endale seda lubada. Peamiselt on need muidugi rikkad Ameerika turistid. Küll aga selles suhtes ei ole kellelgi keelatud osa saada nendest imelistest randadest ja kogu sellest käega katsutavast paradiisist siin minu selja taga, kellel vähegi soovi on siia tulla näiteks kas või lühemaks ajaks lihtsalt nautima mõnusat sooja ilma ja laedat ümbrust. Siin paremal käel aga peale seda laguuni paistab siis aga juba Cancuni kesklinn. Kui aga liikuda Cancunist lõunasse, siis kõigest umbes 50 kilomeetri kaugusel on järgmine tähtis asula nimega Playa del Carmen. See on juba pisem, kuid aktiivse ööeluga turismikeskus. Siin on kena rannajoon, väga palju erineva hinnaskaalaga hotelle, söögikohti ja igasugu lõbustusasutusi. Kõige tuntum piirkond Playal on muidugi 5. avenüü ehk Walking Street, kus käibki elu 24/7. Hey, María Chicote Guayes. Sí, venga para acá y pase. Estamos en el picture. The Eagle has landed. All right. Take a picture. The Eagle has landed. Hey, guys, photo the Eagle picture. Venga para acá y pase. Guadalajara, Monterrey, Tabasco, Italia, España, Francia, Ingrid. Oleme jõudnud maapealsesse põrgusse või kui teistpidi öelda, siis maapealsete pidutsejate lemmikpaika. See siin on Playa del Carmen, siin toimub kogu pidu, mis toimub Playa del Carmenil, Yucatani poolsaarel Mehhikos. Selle tänava nurga peal asub lugematu arv klubisid. Nagu te kuulete, muusika on nii vali, et siin isegi ei saa aru, milline lugu, milline hitt ületab teist, järgmist või kolmandat. Ja see on see koht, kus saavad kokku kõik pidulised ja kust nad ka lahkuvad. Welcome to Playa del Carmen! Shout it up, put up your hands high. Locked and loaded, ready to fight. Bad vibes, we tell them bye-bye. Follow me, right down. Selline näeb aga välja Playa del Carmeni eksklusiivne ja uusim linnaosa Playa Car. See tõkkepuudega piiratud turvaline piirkond on kui linn linnas, sest Playa Caris elades on kõik käejala ulatuses. Ostukeskused, rannaklubid ja suured golfiväljakud. Playa Caris on võimalik kas sööbida mõnes luksushotellis või näiteks rentida maja või korter. Ka paljud välismaalased omavad just selles linnaosas kinnisvara, kus hea puhkust veeta. Paljud pensionil ameeriklased veedavad aga Playa del Carmenis suisa enamuse aega. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Kellele aga turistide rohkus ja linnamüra häiriv, on soovitav sõita Playa del Carmenist veel umbes 60 kilomeetrit lõuna poole. Tulumi linna. Tegelikult linn ise midagi erilist ei paku, kuid selle ümbrus küll. Nimelt asub just Tulumi juures meeletu kogus turismiatraktsioone, nagu karstikoopad, iidsete linnade varemed, püramiidid ja palju muud. Kuid mille poolest Tulumit kõige rohkem hinnatakse, on see imekaunis rand ja loodus, mida on väga raske kirjeldada. Seda peab lihtsalt ise kogema. Tulumi rannapiirkonda peetakse ka salajaseks peidupaigaks pisut boheemlaslikku kogemust otsivatele inimestele. Siinsed kaunid, otse liivale palmipuude vahele rajatud hotellid on ainulaadsed ja paraku ka üsna kallid.
kogu piirkond on väga hubane, rohelusse uppuv ja mahedalt rahuliku elutempoga. See siin, mis minu selja taga on, ongi tegelikult Tulumi rand. Tulumit peetakse tegelikult Mehhiko Yucatani poolsaare osas selliseks salajaseks peidupaigaks, kus on vähem ööelu, kus on natukene rahulikum olla, kuid ööbimise hinnad on siin ka natukene kallimad. Näiteks see hotell, mille rannas me praegu oleme, maksab öö ühes imelises bungalow stiilis toas kuskil $250 kanti. Aga kujutage ette, et kõik need hotellid, mis siin Tulumi imekauni ranna ääres on välja müüdud ja siia kohta leida, et ööbima tulla, on päris keeruline. Aga on ka põhjust, sellepärast et see liiv, mis siin on lumivalge, meri on türkiis-sinine, õhk on soe, kusagil 30 kraadi ja see tasub tõesti nautimist. Dreams inside of my mind. Though in the heat and times I was loving how you made me feel. Love, skip back in my mind to love, where I'll go to find my love. Along the streets of Mexico, wanna have me love, making love all night. Oh love, feel you in my mind, my love. Selline on siis killuke Mehhikot ja vaid läbi ühe inimese silmade. Tegelikkuses on selles kaunis riigis aga avastamist oluliselt rohkem, kui mina näidata suutsin. Aga seda ehk siis juba mõni teine kord. Adios, amigos! Lõpuks me saime teada, et kõige parem õlu on Dos Equis ämber.